võõrusta Eesti hümni jaoks. Aitäh teile! Tere õhtust, head võrkpallisõbrad! Eesti meistrivõistluste pronksiseeria 4. kohtumine siinsamas Võru spordikeskuses toimumas, kus siis Parrus Võru võrkpalliklubi võõrustab Tallinnast külla tulnud Selver TalTechi. Seeria seis on Tallinna klubi kasuks 2-1, mis tähendab seda, et kui Selver TalTech täna peaks võitma, siis tänavuse hooaja pronksmedalid kuuluvad neile, aga kui võidab Parrus Võru võrkpalliklubi, siis otsustav 5. mäng toimub 18. aprillil ja seda Tallinnas. Aga minu kõrval on Võru Parruse spordidirektor Urmas Tali, tere õhtust! Tere õhtust kõigile! Head võrkpallielamusi lootes ja nii nagu Reiuga lõpetused, et algab alles 4. mäng. No selles mõttes, et ilmselt on ikkagi mõlemal meeskonnapinged peal, et Parrus on selg vastu seina ja võib-olla Selver TalTechil kuklas on see, et ainult ühte võitu on vaja pronksiks. Mängu olukord on mõlemale selles mõttes jah, natuke pingel ühte või teistpidi. Et lihtsalt eelmisest mängust veel tulenevalt ikkagi, et ega meid ei halba mängu Tallinnas, aga numbrid lihtsalt olid need, mis jätsid hea mängu puhul meid kaotaja rolli, nii et sellepärast ka hetkel seeria meie kasu kahjuks 1-2, aga täna uus päev, uus mäng. Jah, et esimesed 2 mängu siis lõppesid 3-2. Esimese mängu siis Parrus võõrsil võitis 3-2, siis teine mäng siin Võrus kallutas Selver tulemusel 3-2 enda kasuks ja siis kolmanda mängu võitis Game'i 3-1 Selver TalTech. Ja seal Võru poolel ei päästnud isegi Renato Santuse 32 punkti. Aga meeskonnad on platsile jooksnud ja Selver TalTech alustab siis koos number 3 Kaur-Erik Kais, number 8 Mihkel Varbla, number 25 Andres Jefanov, number 16 Joosep Põldmaa, number 4 Kusti Nõlvak ja number 2 Silver Maar. Ja Parrus koosseisus number 17 Renato, number 2 Tarvo Täht, number 12 Kristo Kollo, number 15 Kai Viis, number 18 Kris-Karli Stepp ja number 14 Anton Välimaa ja number 1 Hendi Reial. Nii Kollo esimene rünnak jääb kohe Andres Jefanovi plokki kinni. Ja kiire madal pall sinna nurka ja võttis diagonaali väga hästi kinni praegu, et läks Kollol vastuvõtus peale meid kiireks. Jah, et on ju Anton Välimaa ka siis just terve hooaeg, aga siin vähemalt hooaja lõpupoole mängu palju kiiremaks tegelikult ajanud. Jaa, et see mängurütmi otsimine käib siin nagu igas mängus ühte või teistmoodi. No nüüd natuke kõrgust juures ja meie kasuks, et ega peabki natuke kiiremaks sajama, kui sinna blokil vähe auku liikuma ja paremat positsioone rünnakul võrgu kohal. Ja et Kollo jäi nüüd ka Jefanovi ühese bloki vastu. Sai küll blokis mööda löödud, aga kaitses tuli palju üles, aga Jefanov oli võrgus ja seis 1-1 ja Kristo Kollo ise ka servimas. Maari peale, Maari vastuvõtt on korralik, Põldmaa õnitab, aga jah, jääb siiski pall maha. Pall maha, ja no servi survest rääkides, siis kohe alguses kindlasti pannaks jälle mõlemad võistkonnad vastased surve all nagu proovile, et kuidas nagu õnnestub. Palju siin neid servivigu hakkab nüüd kogunema, selgub siin mängu käigus, et iseloom on igal mängul tundub, et on alati erinev. Vaatame, kuidas täna. Ja Mihkel Varblane
kell on ka väga hea tugev hüpet serv. Lepa peale, aga Lepa vastu, et lähebki üle. Nii nõlvab. Põldmaa ühese ploki vastu, aga Võru on kaitses hea. Kollo 6 pealt. Aga oli seal küll varmne olemas, aga natukene ebatäpne oli see kaitsepuude. Tundus isegi, et Aganits oli tegelikult blokiga võrgus seal, aga mäng läks edasi sealt. Ja Taro Täht Varruse poole pealt servimas, seisul 2-2. Ehk siis Treial Tähtena tempomeestest Varrusel väljakul esimesena. Põlma peale, Põlma vastu võtab 3 meetri peale. Jefanov esimene rünnak ja saab blokist mööda ja Kollo oli küll olemas seal kaitses, aga ei suutnud enam seda palli üles tuua. Näitas ka Kollo blokil, et olid õiges kohas, et võib-olla ise natukene positsioneeris valesti ennast. Ja ei, võib-olla ikkagi seal nagu ainult kaitse peale jätta seda palli mängimist on natuke keeruline, et Andresel tulevad sealt kõvad paugud, et ikka bloki puudet ka vahele saada. Panovi esimene serv, aga eksib. Väga hästi sihitud sinna taha joone peale, aga läks natuke pikaks. Ja selle seeria siis ütleme Võru vedur Renato servi joone taga. Ja läbi hooaja on ega Renato olnud selline väga hea vedur, et ega me polegi talle siin väga palju nagu abi igalt poolt juurde saanud, aga seeria on nüüd natuke teistsugune, et siin on nüüd Andres jälle 2-2, nagu öeldakse. Ja Jefanov eelmisele Võrus peetud mängule siis ei saanud alguses ennast kõige paremini käima, aga täna on jah 2-2. No praegu noortel siin on kooli vaheaeg, et selles mõttes, et koolikohustust praegu pole, võib-olla ongi siuke kergem päev ja nädal, et selle võrra nagu lähebki mäng kiiremini käima ka. Nii, Wilson jätab palliblokist mängu ja nüüd Ruinsaar. No nüüd Kusti jäi sinna rippuma natukeseks ajaks, aga Wilsoni kõrgus on ikkagi see, mis rünnakul peab olema. Ja siin jah, esimesi game'i alguses kohe minnakse punktis. Ja kordamööda saadakse punkte ja Kyle Wilson nüüd ise ka palli mängu panemas. Vaata, kas läheb silmad kinni kuhugi lööma. Aga Maari peale, Maar on natukene raskustes. Aga Kais lööb välimaa blokist palli outi. Hästi venitas selle rünnaku lõppu ära sealt ja proovis kätest keerata ja välimaa ei olnud jah, kui blokis praegu nii korrektne, nagu oleks võinud selle palli peale juba olla ja blokk out. Ja Andri Aganits, Eestiga koondise ja Selver Taltiki kapten. Wilsoni peale, aga vastuvõtt on ideaalselt käest. Reial hanitab, aga ei jää pall maa. Kais, kahe käega. Lihtne palgutus. Väike kommunikatsioon sellele, Lepp oli minemas, Kollo tegi väikse sammu keskele ja ei saanudki aru, kes enam võtnud peaks seda, aga no lõpuni minema igal juhul. Nüüd on jah, Selver Taltek 2 punktiga peale saanud 6-4 ja Andri Aganits jätkamas. Ilmselt Wilsonit taas otsib. Nii on. Taas on Wilsonil vastu korralik. Renato esimene rünnak, aga läheb outi. Hästi mängis Värimaa praegu sealt Treiali kaudu bloki võrgu sealt keskelt kinni ära, et oli 1-1 olukord Renatole, aga kahjuks läks löök pikaks natuke, jah. Ja Aganits saab juba kolmanda servi mängu panna. Praegu on küll vastuvõtt on olnud korralik, aga ei ole rünnakul ära lahendatud. Wilson taas hea vastuvõtt ja nüüd Treial toob punkti juurde. No ega sellistes mängudes ongi kokku vaatame siis rünnakul, mis see realiseerimine on, eriti veel need kontrapallid, kui nad tulema hakkavad, et ega murdepunktid sealt tekivadki. Servi ässasid nii nagu on, lööme suhteliselt võrdselt, vigu tuleb sama palju, et kes rünnakul parem on või värskem, ütleme mingites olukordades, need saavad punktid endale. Enn Treial servimas. Põlma on raskustes. Kais saab kõrget palli rünnata, aga pall on mängus. Välimaa Kollole. Kollo ei lahenda ära. Nii nüüd kontrapall Tarrusel. Renato. Ja Renato jalgjoone. No läks natuke kiireks ja sealt ise andis palli kätte ja
võib-olla ei jäänud välja sealt ja. Võib-olla jah, ei olnud hea otsus välimaa poolt Renatole seda palli tõsta. No Wilson oli ka keskel täitsa vaba, et oleks võinud ka sinna 6 peale proovida mängida, et seal nagu läks väga kiireks kaitsest rünnakusse üleminek. No, Kustin Õlvak servimas, kes siis üle pika aja sai ka Eesti koondise kutse. Nii Wilsonil taas serv käes, aga nüüd Tarvo Täht. Realiseerib hästi ära sealt. Läski palli auti ja Mihkel Varm näitas küll innukalt, et tema ei puutunud, aga kohtunik nägi selle ära ja mees ise ka ei vaidle. Ja Anton Välimaa, 6-8. Põldmaa vastuvõtt on korralik, Kais võimsalt, ründab Kais, Kollo plaks mööda. Jah, ütleme, et praegu oleme siin kiirete pallidega tempo lugemisega nagu hätta jäänud, et Andres lõi siin tühja võrgu pealt joont ja Kais jätkab samaga, et natukene paremat servi vastutust, üks nagu meest rohkem vaadata võib-olla. Ja Kais ise ka nüüd servimas. Lepp, vastuvõtt on korralik. Renato, kas saab punkti kirja? Ei saa ja ka Tarvo Täht. No pall läks hästi sinna praegu võtku kohale. Seal oleks võinud jah natuke eksida ja läks see pall juba üle palliks võetud ära, aga punkt Parrusele. Kristo Kollo, kolmandat hooaega siis Parruses mängimas. Tuleb hea serv, aga Kaisi vastut on korralik. Varblane, aga Välimaa kaitses. Välimaa kaitses ja Jefanov ja Wilsoni kätest. No nüüd oli natuke rohkem juba sinna joont kinni võetud ja, aga nii tugev rünnak, et läks ikkagi plokist välja. Ja kõrgust hoidis ka Jefanov piisavalt, et näpudest lõi auti. Nüüd Mihkel Varblane servi joone taga. 10-7 ja ring peal. Siin Varblane. No esimene servi viga siis TalTechi poole peal. Ja teine, Jefanov eksis ka. Jefanov, jah, õige vabandust. Ja nüüd Tarvo Täht. Esimene servi eksis, vaatame kuidas nüüd. Põldmaa peale ongi Põldmaa raskustes, saab ise rünnata. Treiali kätest. Kuidagi sellise madala palli suutis ta sealt alt üles plokki sisse ära lüüa, jah, et... Võib-olla liiga kõrgel hüpati. No ütleme, seal madala palliga ongi korrektsust vaja, kui on osav ründaja, siis ta proovib ikkagi võimalikult hästi olukorrast välja tulla. Praegu Põldmaa nagu ikkagi võttis maksimumi välja, mis teha sai, jah. Jefanovi teine serv, on esimene maad Saudis. Teine tross pidurdab hoo maha. Wilson. No, jõudis siin Aganits ka veel sõrmed vahele ajada, jah. Nüüd jooseb Põldmaa jälle, jah, just. Lahendas sellise keerulise olukorra ära. Ja seisul 8-12 siis Parruse peatreener Oliver Lüütsepp võttis esimese mõtlemisaja. Ja rünnakud ja väga hästi, praegu laiali mängitud, aga siin Varblane veel jõudis sammu teha rünnaku tõstele järgi ja sai näpud vahele ja... Aganits oli see. Aganits, no jah, ühesõnaga õnnestus ta seal näpud vahele saada, et oleks võinud ka teistmoodi minna, jah, paraku nii. Ja kui siin jah, geimi algus läks väga punktis, siis nüüd on juba külalised Tallinnast 4 punktiga ette rebinud. Aga kindlasti vahe ei ole nii suur, et seda ei oleks võimalik tagasi mängida. Ja serviseerijat on vaja ja saamegi jälle võib-olla ree peal tagasi. Ja Andres Jefanov saab uuesti palli mängu panna. Eelmine seer tuli Rossi tripsest. Wilsoni peale, Wilson korralik vastuvõtt, saab rünnata ja jääb Kustin Õlvaku plokki kinni. No pigem Aganits oli seal jah, see suurem veel, kes võttis oma parema käega sealt lõpu käest ära, et ega oli raske seinast läbi murda sealt praegu Wilsonil. Koha valik plokil väga hea ja 13-8, 5 punkti juba, Selver TalTechi edu ja Jefanov saab jätkata. Kollo vastuvõtt on sisuliselt ideaalselt käes. Renato, kas saab silma pähe ja saab? No ja nüüd on
nüüd on vaja kuidagi ta käima tõmmata, et sealt hakkas nagu rohkem abi tulema, muidu me oleme siin praegu nurkadest natuke hädas ja keskelt veel ei juhtu midagi ja kui Renato ka punkte ei too, siis see on väga keeruline, jah. Lahtase vead hetkel. Eksimused. Renato servimas. Aga eksib serviga. No eks kindlasti... Läks väga põhja lööma ka seda palli siin natuke kõrgust oli, aga tuli väga teravalt alla. Eks ilmselt tal on luba ka riskida. Absoluutselt, ega kui on juba seal 50-50 on-off, et ega siis ei ole seal väike kommunikatsioon jälle, et pool lobidi ära võtma selle, et siis ei ole mõtet praegu servil tagasi hoida, seis on ka juba selline, mis siin ei ole enam suurt vahetes riskida või mitte, et oluline on see, et natukenegi tekitada võimalusi endale võrgu kohal praegu. Ja et Joosep Põldmaa on tänast kohtumist ikkagi väga hästi alustanud, et rünnakud sisuliselt kõik ära löönud ja nüüd pani ka ässa, nüüd lihtsam serv, aga Pollo vastuvõtt läheb üle. Aganits, aga plokk pidurdab hästi. Wilson. Kas sai käed kätte? Ei saanud. No, ei vist ei saanud jah, seal Kusti Nõlvak on niisugune kahtlane plokimees seal, et sealt tavaliselt ikkagi juhtub, aga ja tulebki Parrusel esimene vahetus. No praegu nii jah, Wilson pingile ja Robin Kahu asemele, et vaatame. 16-9. Just rünnaku pool praegu on see, mis siin ei anna kuidagi nagu ennast heast küljest praegu liikuma. Vastut on tegelikult ju päris hästi olemas olnud just. Ikka. Lüüa saab külje veel ära realiseerimisega, on meil palju raskem. Kahu nüüd sai kohe ilma mehena vastuvõtt ja vastuvõtt oli korralik ja Renato tõi 10. punkti Parrusele. Robin Kahu ise ka nüüd servimas. Tema siis 4. hooaeg Parruses. Pehme serv, aga 3 peale jääb Põldmaa vastuvõtt, aga Andres Stefanov. No, seal on ikka jõud on nii palju juba sees, et sealt, mis ploki vähegi puudutab, siis tagakaitses on ka raske mängida. Kahu siin natuke tormas ettepoole ka, et neid pikki lööki ei saagi sealt väljakust mängida. No järgmine positsioon on parem. Selver Taltek ka vahetas, Andri Aganits lahkus ja Hendrik Luken tuleb siis, vaatame, kas servima või jääb pikemaks. Kahu, vastuvõtt on korralik. Treial, niisugune pushballiga. No, selline jah, madal kiire tõste, aga ära ta lõi sealt ega. Hendril ju kõrgust on, kui pall seal ees on, küll sellega ära saab midagi teha. Ja tagasi vahetus, Aganits veel sisse jälle ja Luuke pingile. Henn Treial, kelle siis jah nädalavahetusel just ikka õnnetus, et kirvega kurge püüdma. Ja lõhkus puid ja lõi peaaegu et näpu endale otsast, aga õnneks läks kõik hästi, täna on mees platsil. Ja Põldmaa on raskustes, Jefanov. Outpall, jah. See oli vist jah, Jefanov esimene rünnaku eksimus. Viga just, jah. 5-1. Esimene viga. Saab nüüd Võru natukene lähemale, 12-17, aga päris keeruline ikkagi see seis on Parruse jaoks. No jah, ega punkti on vaja mängida siin praegu, et igat võimalust tuleb ära kasutada ja siin nagu järgi ei saa anda, et kui tahta natuke tagasi tulla mängu sisse, siis peab hästi palju juurde panema, aga ise eksida ei tohi. Treialit ja lihtne viga. No ei ole lihtne viga, ega ongi vaja servi sinna panna ka natuke sellist, et see ei oleks väga lihtne vastu võtta, ega rünnaku tugevust näeme, et on Selveril hetkel praegu rohkem kui meil. Kusti Nõlvak. Kahu, vastuvõtt on olemas, Renato. Ja nüüd Renato võimsalt diagonaalne suunas. Ja sealt Barbase käte vahet või selle palli ilusasti ära. Ja 13-18. Ja Anton Välimaa, kelle siis teine hooaeg Parruses. Põldmaa taas raskustes vastuvõtuga. Kais, selline pehme koksaga. Kerge nüüd, Tarvo. Aga ei jää pall maha. Saab uue võimaluse. No iga palli pärast käib siin mõlemad poolt võitlus ka, et Maar oli siin tagasi liikumises, sellepärast ei õnnestunud ta positsiooniga niimoodi head saada, et pall kätte saada, aga 2 korda järjest tempos, see on juba midagi uut meil. Absoluutselt. Head lahendused.
ja, et oleme nüüd -7 peale saanud. Nüüd Põldmaa vastuut on korralik, Jefanov, aga ei jää pall maha. 3 plokki. Kollo. Üles, tõsta üle. Ja plokk võrgus. Oli natukene õnne siin Parruse poole pealt ja nüüd Aavo Keel võtab vaide. Kas ikka oli? Aavo nüüd siis ei taha esimest time-out'i võtta, siis võtab väikse vaide ja mis on ikka. Ja, kunstlik time-out nii-öelda. Võib-olla ta sai ise ka aru, et oli plokk võrgus, aga natukene Parruse võib-olla rütmi ka segada. No 15. punktist on Aavo juba millegipärast püsti tõusnud, et no hakkab game'i lõpp tulema, et sinnamaani pidas nagu hästi vastu, aga 3 punkti siia, 3 punkti sinna poole ongi mäng tasa juba, jah. Ja, et kui Parrusele punkti nüüd saab, siis ongi vahe -3 kõigest. No, vaatame. Nende võrgus olemistega läheb natukene kauem aega kui sees väljas palliga. Ja punkt Parrusele. Läheb ka Aavo Keel ise üle vaatama, et kas ikka oli plokk võrgus. No toimus ikka kõik kohtuniku silme ees kohe, et ega seal palju ei saanud eksida, kui esimene kohtunik vaatab rohkem rünnakut plokki, siis teine kohtunik ikkagi jälgib seda, mis võrgus toimub. Anton Välimaa, Põldmaa, aga vastuut on korralik. Kais, Kollo hästi pidurdab. Jaa, väga tubli. Ja Renato. No niimoodi. Aga Paar on kaitses hea. Jefanov. Aga hästi pikk pall ülesse nüüd. Ja kas Renato toob lähemale Parruse? Ei. Nii, Kollo pikem pallivahetus ja Kollo! Ära sa ütle, vaata kus leidis nurga, eks ju. Väga raske pall 2 ploki vastu sealt ja leidsin niisuguse väikse auga ülesse ja Aavo peab kasutama nüüd oma esimest aega esimeses game'is. Võrgud nüüd jõudnud 2 punkti kaugusele, et kui siin vahepeal oldi 10-17 taga, siis nüüd on 16-18. Et plokk on head tööd teinud. Praegu oleme saanud ilusasti ära pidurdada ja kontrapallidega praegu ei ole väga hätta jäänud, et oleme suutnud ka need olukorrad ära lahendada. Aga nii nagu oli sealt 16 pealt ikkagi, kui tahtnud mängu tagasi saada veel või siin nüüd midagi muutma hakata, siis tuleb ikka punktis mängida ja siin ei ole nagu järgiandmist kohta enam, et igat palli lõpuni. Ja on nüüd Aavo Keele esimene mõtlemisaeg ka läbi saanud ja on siis jäänud tutvustamata kohtunik. Esimene kohtunik siis Ats Orn ja teine kohtunik Jaanik Hunt. Aga Anton Välimaa. Taas Põldmaa peale, aga vastuut on korralik. Kais ja nüüd ühese ploki vastu. Nüüd läks jah, sellise kiirega läheb see Kais ära sealt ikka jah. Selline hea lühike pall ka, Kollo lendas eest minema ära ja oligi sealt lühike diagonaal löödud. Hästi mängitud jah. Ja Kaureri Kais ka servi joone taga. Ilmselt siia Kahu Kollo vahele tuleb. Kahu peale ja vastuut 3 meetri peal Kollo. Aga jääb selgelt plokki kinni. Välimaa praegu milleks seal on nagu selge, et siin pannakse kiire peale 2 ette, et sul on ju olemas Renato ees liinis, las ta võitleb rohkem sealt kõrgetega, ega me ei mängi enam mingit siin põhiturniirid mängu, et tagasi mängu saada ainult läbi sealt, kus rünnakust praegu punkte tuleb. Ja 2 punkti nüüd järjest läinud Selver Taltekile, 20-16 ja Kaureri Kais jätkamas. Nüüd tuleb siia, no nii on jah. Renato kolmese ploki vastu, aga hoiab Võrut veel elus selles game'is. Peab diagonaali ikka hoidma nagu headest servi vastuvõttest välidest ka, et ega ei saa ainult nagu ära süüa kõike seda, mis teistel enam nagu ei kõlba, et siis on seal ka nagu natuke nagu positiivselt kogu aeg. Ei venitas ära jälle. Ja game'i lõpus nüüd Kristo Kollo eksis serviga. Võttis siin plokis sai 2 head puudet vahele, kaitse palli laski üles ja 20 pealt eksida on juba keeruline, jah. Ja Mihkel Varblane. Kahu, aga ei õnnestu. Hübriidi hojama sealt. Kollo mängis kaitsega. Aga outi nüüd lööb
Andrei Stefanov. Esimene puude oli õige, kõik seal, kõik on reeglite pärane, nagu öeldakse praegu, et pall ei tohi lihtsalt sellisest puutest üle minna, et siis viga lõpuks. Ja tuleb Parrusel vahetus. jah. Tarvo Täht välja ja Mattias Rahuaja sisse. Väike servi muutus siin, vaatame, kas saab nüüd selle põldma kätte jälle sealt vastuvõttu osakonnast. Ja et Rahuaja siin üldiselt ikkagi 5-5 servib. Nüüd on vastuvõtt Kaisil korralik. Stefanov jääb Kahu ühesse ploki vastu. No Kahu oli natuke passiivne, praegu oleks olnud võidupunkt sealt võtta. Oleks käed natuke rohkem üle võrgu olnud. Aga 3 punkti nüüd siis Selver TalTechi lahutamas esimese game'i võidust. Ja Andrei Stefanov. Tross pidurdab, aga Lepp saab käe veel alla. Kahu 3. ploki vastu, aga läks liiga pehmet lööma. No, Stefanov ja... No see, mis eelmine kord tegemata, et nii ongi vaja kogu aeg, et seal ei ole põhjust karta kedagi. No jah, Robinil ka hea rünnaku selles mõttes lahendus, et ei läinud päris nagu lööma sealt, et seal oli praegu väga kõva sein ees. Lihtsalt selle nüüd kerge löögi võib-olla koha valik oleks võib-olla veel natuke raskem vastuseks, aga saime ploki punkti. Ja Renato on siin head serviseeriat vaja. Aga jah, kahjuks no, eksib. Ise läks väga ette sealt ära jah, juba, et sealt oli juba natuke raske. Ei ole nagu servi Kahur meil tööle jah täna läinud, et siin rünnakuga oleme hakanud nagu tasahilju nagu mängu sisse tulema, aga serv praegu on Selveril natuke survet avaldama rohkem kui meil. Jah, et kohati natukene põldmat oleme võrgust eemale saanud, aga üldiselt on jah vastuvõtt on Selver TalTechi korralik olnud. Aga nüüd Lepa vastuvõtt läheb üle, aga... Jaa, näed siis. Anton Välimaa näitab oskust seal Kaisi vastu, et väljak märg. Et on võimalik sellist surumist ja võrgu kohal korraldada ja 20. punkt on ka nüüd Võrul olemas. 20-23. Ja Robin Kahu. Ilmselt sinna, ma eeldan, et sinna põlma peale läheb. Ja lööb kässa. Väga hea tõmbad sinna vahele, väga õige. Ja vahe taas 21-23. Väga hea, ei olnud tugev, aga täpne serv sinna vahele ja Aavo võtab oma teise mõtlemisaja nüüd esimeses game'is juba. Jah, teine mõtlemisaja. Muidugi, ega siin palju pole enam jäänud, et üks vaie ka veel. Üks vaie ka veel, jah, et Parrusel on mõlemad vaigid kasutamata ja peaks ka üks time out alles olema. Ja 21-23 siis jah, seis Parrus Võru poolt vaadatuna. No, raske game'i lõpp tuleb kindlasti Parruse jaoks. No me ikka olime jah, game'i keskel 7-ga taga ja ega meil ei olnud seal midagi väga sealt lootagi. Välimaa tegi väga hea serviseeri oma planeerivaga ja saime jälle 4 punkti tagasi ja siis juba punktid praegu lihtsalt on Selver siin natuke kindlamalt oma olukordade lahendamiseks eriti side out'id. Ja Robin Kahu enne time out'i lõi ässa. Ja nüüd Maari peale, Maari vastu võtnud ideaalselt käes ja Kahur Erik Kais võimsalt. Jah, selline servi vastuvõtt mängitakse 1-1 vastu ära ja sealt ei tohi küll eksida, nii on. Ja esimene game pall siis Selver TalTechil kasutada seisul 21-24 ja Andrei Aganit seda mängu panemas. Ilmselt Kahut otsima läheb. Nii on, aga Lepp võtsi vastu. Renato hanitab, aga liiga kõrge hani oli. Kais 2 käega, aga ei jää pall maha. Renato mängib kaitses. Kollo hanitab ja Kollo hani jääb maha. No kolbest hanis nüüd kõige parem, siis punktid või lõpuks. Eks siin üritasid midagi nagu välja mõelda. Kais 2 käega, Renato 1 käega, Kollo lõpuks võttis oma.
ja esimene game pall siis Võrru kaitstud. Hendrik toob äkki nüüd siis jälle muutus siin servis, et planeerib, võib seal rohkem pahandust teha, tundub. Kui tugevat hüppelserv. Hendrik Reian siis lahkus ja Hendrik Ollas siis tuli platsile. Sinna Põldmaa Kaisi peale läheb, aga jah. Paraku eksib ja üldse valmis selleks, et peab servima minema. Ja esimene game siis lõpeb seisuga 25-22 Selver TalTechile. Teeme kiire pausi ja oleme tagasi, kui algab teine game. Vabane kallist roamingust. Vaata super.ee/travel. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, Vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Terminal. Bigbank Tartu esindusmeeskonna suurtoetaja. Tartu toetab tippsporti. Koos loome tugevama ja tervema kogukonna, pakume elamusi ja hoiame Tartu vaimu. Terve Tartu võidab. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Telia turvavõrk kodu aitab sind kübermaailma ohtude eest kaitsta. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naistekoondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Koos oleme tugevad. Kanna sinilille. Nii toetad ja tunnustad veterane. Vaata annameau.ee. Nii, ja tere tulemast tagasi Võru spordikeskusesse, kus siis jätkumas Eesti meistrivõistluste pronksiseeria 4. kohtumine Parrus Võru võrkpalliklubi ja Selver TalTechi vahel. Esimene game siis puudus külalistele 25-22 ja Urmas, sinu käes on ka esimese game'i statistika, mis see räägib? Jaa, see räägib seda, et ründasime rohkem kui Selver, punktasime rohkem, rünnakuprotsent oli kehvem.
serviga eksisime 3 korda rohkem kui Selver, aga kokkuvõttes pluss-miinus oleme jälle Selveri vastu -5 ja game'i tulemus oli 25-22. Nii et ei ole paha. Servi vastuvõtul on natuke nagu siin ebakõla, et need servi pallid, mis sinna 2 vahel läksid, et need siin võib-olla natukene paanikat, aga üldine pilt on nagu mängu poole pärast okei, lihtsalt on nüüd natuke härjal haarata sarvist kohe algusest peale, et siin ei läheks jälle keskpaigas kuskil siuke 5-6 punktine vahe sisse, mida on väga raske tagant järgi mängida. Ja teise game'i esimene punkt siis Selver Taktikile kuulub, kui Andrei Šefanov lõi palli punktiks ja Mikkel Varblane. Nüüd on Lepal hästi vastu käes. Ja nüüd Robin Kahu on alustanud siis teist game põhikoosseis, kui esimest game alustas Kyle Wilson, siis nüüd on Robin Kahu. Jah, praegu samamoodi 1-1 olukorra lahendas siin blokist välja, et see on nüüd 1-1. Ja Taro Täht siis servimas. Tempomeestest on Tähted reegel ikka paigal, jah. Nüüd tuli kõva kuulsed. Ja lööb Jaak Aur-Erik Kaisi peale Taro Täht ässa. No see oleks nüüd praegu ükstapuha kelle peale siin minna, et servil oli selline päris hea kuul sees, et ega ta seal eriti täpselt ei otsinud. Pani täiega. Ja kas Võru läks esimest korda selle mängu jooksul juhtima? No nii, algus tehtud. No ja eksib. Eematas isegi ära, et esimene serv oli ka hea oli äkki, et jah, nii on. Ja Andrei Šefanov, kes siis esimeses game'is tõi 6 punkti ja jäi 2 plussi. Protsent 50, et 10-st lõi 5 ära ja 3 eksimust tuli ka sinna kõrvale. Aga nüüd jah. Selles mõttes blokilöök ei ole päris eksinud, aga no üheks läheb ta ikka kirja, et pigem on see blokipunkt. Ja nüüd Parruse poole pealt Renato. Ja just. No Renato esimest game'is ei saanud oma servinud nii kõvasti käima või nii hästi või nagu oleks võinud. 3 servist 2 viga ja nüüd läheb väga hea servi. Natuke varemini juba Kahu teeb seal nüüd, mängib laiali. Ja Renato! Mingil põhjusel, sellepärast, et ega Kustin Õlvak sinna ette ei jõudnudki ja oleks nüüd ära lüüa kohe. Aga jah, Kahu läks 3 mängima ja Parnus nüüd ise 2 peal, 4-2. No serv on praegu olnud siuke suruv. Nüüd on natuke siin vastuvõttes on Selver Taptek ka nägu hädas, sellepärast on praegu mängu pilt selline. Ja väga hea jälle uuesti sealt jälle. Aga nüüd annab Jefanov lihtsa palli üle. Lepp jooksis Välima, Treia! Hästi lahendatud kontrapall temposse. Sealt oodati kindlasti kõike midagi muud, mis sinna rünnak üles ei olla, aga Anton värimalt hea lahendus praegu. Treial oli ka valmis selja taga, jah. Ja nüüd jah, Võru 3 peal, 5-2. Suur teine kindlasti on siin Renatol olnud oma heade servidega. Ja saab Brasiiliast pärit mängumees ka uuesti palli mängu panna. Taas Kaisi peal, Kais on raskustes. Nii, Põldmaa. No, 3 bloki vastu, aga palju on mängus. Põldmaa uuesti, aga Renato mängib selle kaitses üles Treial. Aga Aganits pidurdab. Veel ei ole pikali maas, jah. Renato, aga eksi. Ja blokk võrgus. Seal võib-olla pigem Aganits jälle nüüd siin läheb täitsa käest ära kohe. Siin oli pigem äkki see, et see pall tõmbas sealt võrgutossi koha pealt, tegi väikse siukse puute ja... Jah, päris jah, keeruline, et siin mul ei... Vaatame kohe, ega siis kui pilt on olemas, saame seda näha ja siis on selge, mis võrgukoha tegelikult toimus. Pahandamiseks ei ole nagu mõtet, kohtunikud vilistavad seda olukorda, või nad parasjagu näevad ja... Et nüüd ma päris täpselt saanudki aru, kas võttis Aavo Keel võttis vaide või võttis peakohtunik ise selle? Ei, see Aavo ikka küsis kohe juurde, jah. No vaatama, mida siis Ats Horn sealt pildist näeb. Aga Anis läheb ka veel natukene
torkime sinna. No ta ikka käib kogu aeg, räägib üle, et ega no ühtepidi kapteni kohustus ongi see nagu hoida nagu infot nagu treenerid ja siis kohtunike vahel võistkonnal, et aga no. Ja kui nüüd punkt siin Võrule peaks tulema, siis vahe juba 4 ja sellist edu veel ei olegi Võrul olnud. Ja pigem see eduks siin on ikkagi praegu nagu see, et kuidas nagu natukenegi survet avaldada mänguga, et see päris nagu ei tunduks meile, et siin ei olegi vaja nagu Selver TalTechi poolt nagu midagi teha, et hoiavad omad punktid ära, ongi nagu game'i lõpp käes jälle ja vaatame, kuidas see nüüd olukord laheneb. Tundub, et ei ole vist. Ei leita head nurka tundub sealt. Ja kui pildi järgi ei suuda kohtunik tuvastada, siis jääb esialgne otsus. No nii on jah, seda näitas kohtunik, et oli plokk võrgus. Ja päris pikaks on see paus nüüd veninud. No nii, nüüd tuleb otsus. No, mis seal siis jah? No tõenäoliselt võis olla jah see, et pall ikkagi läks ülemist krossi äärest sealt. See tekitas võib-olla sealt aru saama, et oli pall plokk võrgus. Aga jaa, igatahes punkt Selver TalTechil ja vahe 2, 3-5 siis Tallinna klubi poolt vaadatuna. Ja Joosep Põldmaa, kes esimeses skeemis oli täitsa mees omal kohal. Tegi omad 4-2 lööki ära, ega rohkem talle antud pea. Seri vastuvõtt oli jäänud hätta. Aga nüüd ei saa Renato palli maha. Jepanov. Aga toovad Parvuse mehed selle kaitse ülesse. Kusti Nõlvak nüüd ise. No see sama, mida Robin Kahu enne tegemata jättis sellise võrgu peal palli, siis nüüd Kusti Nõlvak näitab, kuidas rannavõrkpallis on ka mõne palli maha löönud, et seda ka temast teeb väga võrgu kohal, jah. Ja vahe minimaalne, 4-5. Ja initsiatiivi selle pika pausiga siin andsime käest ära. Millest on kõige rohkem kahju. Aga Põldmaa nüüd jah, eksib. No jah. Ja Robin Kahu siis Parruse poole pealt servimas. Vaatame, kelle peale siin tuleb. No Treial ja Täht, vabandust, Renato ja Täht lõid siin servi nii kuidas üle läks, et praegu Kahu ka siin palju ei sihtinud. Kollo ei üksinda väga lihtsalt võttis käed ülesse. Seal ikkagi natukene hoida neid käsi ka, et praegu oleks pall mängu jäänud. Ta nagu ei uskundki, et sealt võib midagi kerget ka tulla. Ja Andri Aganits servimas. Sinna Kahut otsima läheb. No vaatame, Lepp Kahu on siin praegu. Ikkagi Lepa peale. See paar, jah, keda siin nagu rohkem motsitakse praegu. Ja Renato. No Varblane nüüd lõpuni hoidis korralikult kontakti seal silmadega palliga ja käed õiges kohas. Ja ongi viik majas, 6-6. No uuesti kohe, aga päris kiiresti sulas Võru edu. No ja eks see paus siin tõmbaski ju 2 punkti läks kohe Selverile ja nüüd on 1 kontra, 1 side out uuesti ära, ongi mäng tasa. Nüüd on vaja jälle initsiatiivi võitma hakata. Nii Kahu vastut on korralik. Kollo ühese ploki vastu ja toob punkti Parrusele. Ja Mihkel Varblane ei uskunud nüüd küll, et see pall sinna Kollole läheb, et ta pigem oli seal arvasid Renatole. Ei no kõigeks muuks valmis, jah. Tegi võib-olla sealt Kahu seri vastuvõtust veel mängitakse paipi, aga nüüd Hennin Treial. No saab palli lendu loodetavasti. Nii Põldmaa vastuvõtt on korralik ja Varblane lööb keskelt ära. Hooga tuli lendas ja lõi ära sealt, jah. Seal palju nagu eriti Tarvo Tähel teha ei olnudki, et nagu magas olukorra maha. Ja Kusti Nõlvak servimas. No läks lendu. Võttis tuule alla. No nagu öeldakse rannas, jah, et võttis tuule alla, et ega praegu siin samamoodi. Aga jah, õnneks kerge punkt meile ja nüüd on vaja jälle hakata kuskilt otsima seda initsiatiivi, et muidu meil siin
siin oleme 16 pealt mänguga tasa ja game'i lõpus on meil raske, kui me niimoodi mängime. Anton Välimaa. No nii. Aga Põldmaa vastut on korralik. Kais, aga Lepp mängib hästi kaitses. Kaitse olemas. Kollo ja Varblase blokki. Varblan uuesti, aga jää pall maha. Nii Kollo uuesti. Kas toovad ära? Ja toovad ära. Nii uus võimalus Parrusel. Renato, aga ei jää taas pall maha. Pikem pallivahetus, Kais Anitab, aga Lepp toob kaitses ülesse. Renato, kas lõpetab selle punkti? Ei, Kais on kaitses olemas. Jõlvab Kais ründamas. Ja väga pikk pallivahetus. No Kollo, mis ta nüüd? Kollo lööb täitsa pallist mööda. Jah, seal oli ikka väga punases juba, et seal nagu olukorra lahendus on teanud küll päris see, mida oleks oodanud, aga läks sealt natuke käsi otsima, aga ei saanud neid sõrmi kätte sealt ja ei pikk valivahetus, selles mõttes oli nagu võitlust oli mõlemalt poolt väga palju, selles mõttes oli väga hea. Aga punkt läks ikkagi Selverile lõpuks. Ja 8-8. 8-8, jah. Kauri-Erik Kais. Tugev hüpetserv. Pehmem Kollo peale. Pani sükse planeeriva sinna. Ei olnud selleks hübriidiks nagu valmis servi vastuvõtus ja nagu siuke eneseusk oma tegemistesse on nagu kõik oma lööd. Kuidagi lihtsalt sellised vead tulevad, mida kuidagi ei tohiks teha, kui tahta nagu mängu sisse tagasi saada. Ja ongi Selver Taltek nüüd punktiga peal ja esimest korda teises game'is. Oliver Lütsepp võttis ajaga maha. Et emotsionaalselt kindlasti on Selver Taltek praegu palju paremas seisus. No andsime oma võimaluse siin käest ära selle sama Paidega ja siin juba läks 2 punkti järjest, et seda on väga raske jälle sellist mängust tagasi teha. Serviseeriat, mida me siin oleme oodanud Renatolt ja eks ju see on see, mis meid siin natuke game'i alguses nagu hoidis, aga praegu on jälle nüüd see, et me pole siin suutnud nagu seda servi lahti või vastuvõttu lahti muukida ja oleme punktiga taga. Nii, ja Kauri-Erik Kais saab jätkata. Kollo vastuvõtt on ideaalselt käes ja Tarvo Täht. No Joosep Põldmaa ei läinud sinna ja isegi appi, et käitis selle Mihkel Varvadega 1-1 peale sinna. Tarvo nüüd realiseeris ära. No see on siuke hea positiivne punkt jälle, et on võimalik. Ja Kristo Kollo. Põlma peale, Põlma vastuvõtt läheb üle. Mängitakse 3-ks Võru poole pealt ja Tarvo Täht uuesti ja toob punkti. Oli küll Maar seal kaitses olemas, aga ei jõudnud enam Kais selle pallile järgi. Jälle lihtsalt mina. Üle tuleva palli mängime jälle laiali, et kunagi olid need sellised väga emotsionaalsed punktid, kui need ära löödi ja see nagu aitas kohe jälle auru juurde panna. Praegu me natuke anname tagasi. Kollo Põlma peale, aga nüüd on Põlma vastuvõtt korralikult käes. Aga jäi Fanovi rünnak maha. Ja Renato. No nüüd oli Varblase näpud vahel. Seal ei ole midagi nagu niimoodi. Näitas ja taas Varblane, et tema ei puudustanud, aga kõik oli hästi. Ei, no mis peakohtunik ikka näeb seda olukorda sealt võrgu kohalt väga hästi. Lepp läks sinna veel midagi nagu appelleerima, aga peakohtunik jättis minu punkti või minu vile. Kollo Kaisi peale, vastuvõtt läheb taas üle. Ja Robin Kahu anitab ja pall jääb maha. Ja on taastunud Võru nüüd 3-punktilise edusis, et on saadud sellest kergest mõõnast on välja tuldud. Pigem on see, et praegu me oleme siin nagu mitte päris silmad kinni küll servi lööma läinud, aga serv on väga hästi õnnestunud praegu nüüd. Kollo ei mäletagi, kuna 4 servi järjest üle on, et selles mõttes on väga hea. Et kui ta siin nüüd suudab seda servi varieeruda ka natukene liigutada ühele teise tsooni, et siis on nagu asi väga hästi, et ega palju ei olegi siin vaja. Pingelistes olukordades sellised väiksed suunamuutused aitavad palju rohkem sellele punkti võitmisele kaasa kui tugevad löögid. Ja siis seisul 9-12 Selver Talteki peatreener Raavo Keel siis võttis esimese mõtlemise aja teises game'is.
ja eks see servi vastuvõtust kõigepealt punkti hoidmine on kõige tähtsam, et kui see side out on natukenegi olemas, siis on nagu lihtne edasi mängida, või kaitses edasi minna, et praegu jah, oleme ise mõlemalt poolt nagu võistkonnad kaitses kõvasti rabanud, tegelikult ükski pall pole niisama maha jäänud, aga me oleme siin saanud nagu ära realiseerida, see on kõige tähtsam meile praegu. Ja Kristo Kollo. Siin oli 2 väga head servi. Tuleb taas väga hea, Kais on raskustes. Maar on sunnitud tõstma. Jefanovaga annab lihtsa palli üle. Ja Renato ja lööb Mihkel Varblase plokki. Varblane võttis sealt ära, ja ei, potsid tal joone korralikult kinni, seal ei olnudki muud varianti, kes sealt nüüd kõrged käed, näpud või mis iganes, aga Mihkel Varblane oli nüüd tasemel, jah, see oli okei. Ja Varblane ise ka servimas. Seesama, mida me just siin räägime, oi. Aga kiireks läks tõste siin Nõlvaku poolt, aga nüüd Jefanov, keset platsi lükkab palli maha. No jah, see oli kõrge pall kaitses seda kätte saada nüüd nii suure augu peale, nagu seal platsi keskele meil praegu ei, oli keeruline, aga jälle see servi vastu võtnud, nüüd sealt Lepp ja Kaugu kuidagi omavahel ei klaarinud ära seda olukorda. Jälle läks vastu võtta üle lihtsalt võrgust. Ja Mihkel Varblane. Aga nüüd eksib, läks uuesti Kaut otsima, aga no ega see esimene serv tundus ka, et kas ta põrguni jõuab, aga vaata tuli siuke hea hübriid sealt vahelt välja, et noh, teine oli see, mida ma arvasin, mis juhtub. Nii, ja Tarvo Täht, kes siis... No kas Tarvo suudab nüüd oma nagu välja mängida? Eelmises ringis ühes sa lõi. Vahest üks oli just. Natuke kergem serv, aga... Aga Nits. Välimaa läks nüüd väga suurt osa sealt väljakust ära võtma seal Aganitsa löögi peale. Ei olnud küll kõva, aga täpselt suunatud sinna, et igale poole kaitsesse ei jõua, jah. Ja vahe endiselt 1 punkt, 12-13 Selvert Atleki poolt vaadatuna ja Andres Jefanov servimas. Ja Triial oli nüüd Aganitsal vastas küll, aga näed, ruumi sealt igatahes tekkis talle nii palju, et... No pigem oli jälle see on outpall, et see sealt lihtsalt tuleb sellised kuuliga, et sealt teest ära saada on ka juba see, et oli mängitakse viimases meetris. Ja kontra kohe ära, jah, no nii on. Ja seisul nüüd 13-13 siis Parrus Võru võrkpalliklubi peatreener Oliver Lüütsepp võtab äkki juba teine mõtlemisaeg. Geimi keskpaigaks on juba mõtlemisaeg kasutatud. No ja kui on vaja, siis tuleb võtta, ega mis need sinna lõppu ikka hoida, kui seal nagu võib-olla nendest enam kasu pole. Praegu on need olukorrad siin Oliver tundnud, et on vaja kindlalt natuke aega maha võtta ja olukorrad läbi rääkida, mis on juhtunud. Rahustab võib-olla natuke noore Andrese servi ka siin, et vaatame, kuidas ta jätkab. Ja nüüd jah, Võru mõtlemisaeg läbi saanud ja meeskonnad tagasi platsil. Kui jah, nüüd Oliver Lüütsepp kuidagi veel siin aega nii-öelda maha tahab võtta, siis 2 vaiet on tal veel alles. Aga Andres Jefanov tuleb võimas serv ja ongi Kau raskustes. Pani ja seal juba abi jäi ka hiljaks selles mõttes, et oleks sealt natukene varem pidanud juba liikuma hakkama, aga ja, on tega öelda, servi poisil on. Jah, külma närvi on, nagu näha. No jah, eks ta veel kasvab ka, et vaatame, meil vahetus. Kahu välja ja Wilson sisse. No jah, midagi peab seal tegema, ega ajad on möödas ja vabandust on läbi ja just. Ja jah, kui siin nüüd rünnakuraskus on siin ka suuresti läinud siia Renato peale, siis ei ole vahet, kas seal on võib-olla natuke parema vastuvõtta kui Wilson platsi peal või siis jätta Robin. Nii, ja Jefanov saab jätkata. Nüüd läheb Kollo peale ässa. See on see. Nii on jah, siuke hea sinna taha viimasesse meetrisse löödud need pikad pallid, seal ongi keeruline aru saada, mis ta siis teeb. Vastu peab saama, nüüd ta tõenäoliselt paneb lühikese siia vahele ja proovib veel rütmi muuta nii palju kui võimalik.
Ja, Andres Jehanov väga heasse hoogu siin teises skeemis läinud. Ja Selver Taltek juba 2 peal, 15-13. Nüüd Lepp on raskustes. Ilson saab palju üle, aga... Kes sealt, kus Aganits. No nüüd on see, et serv toimib väga hästi meie vastuvõtuga hädas ja kõik ülejäänud asjad lüüakse ka lihtsalt ära, kas see on kontrapall või siis selline natuke enam kaitses mängitud lugu, et praegu on raske nagu tagasi saada siia rongi peale. Ja Selver Taltek on ikka täieliku sõidu ees praegu ja tuleb tagasi vahetus, Wilson välja ja Kahu sisse. Servi võtmetähtsus on ikka iga punkti saavutamisel väga oluline, et seal on mida parem serv, seda kergemalt võib see punkt tulla, nii on. Jehanov, ei teagi juba mitmes kord, servi mängu paneb. Nii, aga nüüd on Kollol hästi käes, Kahu, aga ei jää ka see pall maha. Kaotas sellega ülesse veel, jah. Ja nüüd ei jää Põlmarünnak maha. 6 pealt, oi. Ja tühja võrgu pealt sai, jah. Ja Andri Raks. Seal Aganitselt ei ole vaja minna. Rünnakut ei tule, aga näitas ikka kohe, et tema viga. No, Kollo lahendas olukorra ära. Väga hea, see on kõige tähtsam. Ja saime nüüd sellest edasi koha. künkast üle, jah. Renato võiks nüüd samasuguse seeria teha sealt, et siis natuke mängu tagasi sealt, jah. No, väga hea. Ja tuleb ja esimene äss. No, nii on olemas. Ja vahe minimaalne, 15-16. Lihtsalt nüüd Renato servid on siia kuskil 6 meetri peale, siis Jehanov tagus ikka 9 meetrit. See on natuke nagu võib-olla vastuvõtjatel isegi kergem lugu, aga vaatame, mis järgmiseks tuleb sealt. Nii, Renato. Teine serv. Üle. Jah, eksib. Kahju. Nii on, aga võrk on vahel. 17-15. Joosep Põlma servi on. Esimeses skeemis siis tegi 5 servi, lõi 1 ässa, mitte ühtegi eksimust. Nüüd Kahu ja lööb ära. Jäeti piisavalt palju talle piki piiri vabaks ja... No ja Kusti Nõblak läks pigem võtma sinna Abi Aganitsa kõrval, et ta saaks sealt 6 kinni, et kaitses sealt ära saada, aga nurk oli sealt Jehanovile liiga suur kaitses mängida. Löögil jõud oli, ütleme niimoodi. Ja Robin Kahuga ise servimas. Põlma peale, vastutan vähem. Kais ja jääb Treiali plokki kinni. No Kusti Nõblak läks väga kiireks siin ja tõste läks natuke palju võrgust välja, sellepärast ka selline ebatähtsa rünnak. Tal vastuvõtt tuli kõik algas väga kiirest Põlma vastuvõtust just, et see käis nagu. Ja ongi Võru nüüd jõudnud taas viigini, 17-17. Ja Robin Kahu jätkamas. No veel, jah, on vaja nüüd saada. Nüüd Maari peale, Maari vastuvõtt on korralik. Kais, aga jää pall maha. Robin Kahu kaitses ise. Ja Aganits keskelt. Noh, Treial Aganits, Aganits Treial keskelt sealt ka, jah. Eks nad üksteist seal survestavad kogu aeg, et hea palliga ei saa mitte jätta sealt hüppamata ja nii on. Tuli vahetus, nagu nägimegi esimeses game'is, siis Hendrik Luken tuli Andri Aganitsa aseme servima. Kellel on ka hea terav serv. Kollo peale, Kollo vastut on olemas, Treial ja Treial siuke... Täna ta vist rohkem siis Hanisi pusspoole teinud. Ei, no mis seal selles vahet on, kui ta maha ja lihtsalt praegu tundus jälle, et ühtepidi nagu väga liitne olukord ja kõik olid kolmekesi maad, pall ikkagi kukkus sinna kahe vahel, et ega noh, kui on nii täpne olukorra lahendus, siis nii ta on midagi parata ei ole, et ega see kõvema paugu eest rohkem punkte ei saa. Ei, absoluutselt. Punkt on punkt. Täpselt nii, et ole mees, lahenda olukord ära ja ongi väga hästi. Treia serv. Ja Kaisi peale ja lööb hässa. Ära see ütle. Näed siis selline väike taktikaline muutus servi puhul ja on siin game'i lõpus saanud Parrus punktiga peale, 19-18. No jah, see oli nüüd see siuke väike ehmatus, et
ei tundunud ka just kõige tugevam serv. No läks sõrmede vahelt läbi, noh. Võib-olla jah, sõrmed higised natukene. Vaatame, kas meil siin nüüd teiseks serviks ka mingit sellist väikest taktikalist muutust on võimalik ellu viia või tuleb ühest üks. Nii, Andy Real. 19-18. Samas kaisi peale, aga nüüd on uuesti, jah. Korralik ja varblane võimsalt. Keerab hästi Tarvo Tähe plokist mööda. Tarvo nüüd hüppas täitsa koha pealt ülesse vaatamata, kus see pall on, jah, sealt, et ega nii on raske sõrmi vahele saada sealt, et Kusti Nõlvak. Eksib, ei ole Nõlvak täna. No juba teine viga selles game'is, et Tuks on sealt poolt lahti, ei tea, kas ta siis võtab tõesti tule alla. Ei kujuta ette, jah. Sellised löövad hüppelt servi ikkagi rohkem maa poole. Nii, aga Anton Välimaa. Vaatame, kas me saame serviga survet veel avaldada natukene siit või põlma peale. Vastut on korralik. Kais, aga jää pall maha. Kollo. No tuleb siia Jefanovile. Nii, Jefanov ja Jefanov lööb diagonaalis. Tarvo ei pidanud nüüd nagu sealt, jah, käsi lõpuni vastu, et sealt viis käed liiga löögile vastu ja diagonaali suunda ei avatuks, sealt oli Andresel lihtne ära lüüa. No mis lihtne? Kõrgust on sealt palju ja ega kui mats on, siis tuleb vajutada. Kauri-Erik Kais, kes siis mullu tuli koos Jaan Rebeliga Eesti rannameistriks. Kollo peale, vastu võtab kaugele, Renato. Sammu pealt ei läinud siukest nagu head rütme ei saanud. Ootas seda tõstet liiga kaua seal võrgu all, et ühe sammu pealt lööma. Tuleb vahetus meil või? Jah, tuleb servi vahetus, Tarvo Täht. Ei, seal ikka tempo ploki vahetus. Vabandust, jah. Vaatame, Matu nüüd äkki saab siin paremini näppe vahele, et Tarvo vastu on sealt 1-1 ära löödud. No, kui ongi hea servi vastu võtma, pigem arvan, et pannakse jälle Mihkel proovile kohe sealt keskelt. Põlma vastu korralik, saab ise ka rünnata, aga ei jää pall maha. Ja on olemas. Kas saab Võru kahega ette, aga ei jää kahurünnak maha Põldmaa. Ja nüüd pidurdab. Ei olegi taga meil kedagi seal, ai. Pidurdas küll hästi rauaja, aga jätku ei tulnud. Väga hea ploki puudu oli, Kollo läks liiga sisse ära sinna juba, enam ei jõudnud pikka diagonaali 5 peale joosta, jah. 21-21, väga põnevaks on see teise kimi lõpp kujunenud. Ja Mihkel Varblane. Kahu vastutab. Läks julgelt sinna ajal. Läks sinna 3. Kolmest plokist, aga jääb pall mängu. Jefanov jääb tõsta natuke kaugele, annab 2 käega üle. Ja nüüd väga lihtne eksimus, aga ei too enam. Väga lihtne eksimus oli Renato. Ta nagu ei olnud selleks valmis, et see Andres nüüd seda nüüd 2 käega niimoodi teravalt üle annab ja läks sinna kohe nagu lühikest palli kaitsesse mängima või julgestusse ütleme niimoodi ja pall läks võrgu peale, jah. Väga valusad eksimused. No pole midagi öelda, ega 3. plokist Nõlvak tõi siin praegu väga hea kaitse raske palli ära ja oli see Varblase siuke nagu hädatõste nagu ta oli, aga üle ta läks, jah. Ja nüüd on jah, Selver Taltek punktiga peal 22-21. Täpselt nii. Ja Varblane saab jätkata. Vaatame, kas läheb taas Kahut otsima. Ei, Lepp võtab vastu. Kahu anitab, aga Nõlvak jooksis kinni ja Jefanov. No jah, seal oli nüüd. Jäi vist natukene selja taha tõsta. No ta oli pigem valmis ja minema sinna võrgu peale seda palli ära lööma ja tagurdamise pealt sealt oli löögikõrgus natuke teine, et Mattias sai väga hästi käed ette. Õige koht plokk. 22-22 ja Mattias Rahuaja. Kais, vastut on korralik Jefanov ja lööb Rocki, Ainid Reial. No, väga hea. See oli jah, kõik kaitsemängijad olid täitsa ette jooksnud.
taga ei olnud enam Selver Tarteki poolt kedagi. Ei, no ega julgestus oligi seal ees, lihtsalt oli see, et Kais siin ikkagi hüppe pealt sai selle servi veel vastu, seal oli võib-olla jah, seesama Henri Treiali servi moment oleks tekkinud, näppudest läbi oleks läinud, aga pidas lõpuni ustu, jah, just. Nüüd on Parrus ise punktiga peale läinud 23-22. No, see on juba selline olukord, et siin on ühte õnnestumist veel ja ongi juba natuke lihtsam juba. No, ei, mitte selles mõttes juba hakkab vastasel ka võib-olla natuke värisema. Muidu tundub, et siin nagu on enesekindlus pakatab siin igast ruutmeetrist ja sentimeetrist väljaku pealt Alteki poole, et nagu ei oleks võimalik neid murda, aga no vaatan, mis juhtub järgmine. Nii, ja Mattias Rauoja asub taas servijoone taha. 2 punkti siis Parrust lahutamas teise keemi võidust. Skaisi peale. Astut ei ole just kõige ideaalselt käes, aga Põlma võimas rünnak ja... No nüüd Henri lasi ära lüüa sealt, jah. Sinna 3 meetri sisse võrgu kohalt ikka on natuke palju seda palli lüüa. Ja väga teravat, jah. No jah, aga ega siis meil on ka kõrgus olemas. Seal ei saa nüüd päris nii, et üldse näppe vahele ei saa. Tuleb vahetus. Ja ilmselt ploki vahetus, jah. Põlma välja ja Mats Rones Norrakas esimest korda sisse. Siis on nagu selge, et mängitakse tempopaip või siis seljada Andresele. Kontrarünnakud peaks nii kaugele jõudma. Ja Jefanov. Võimas serv ja tulebki üle ja... No sama, jah, mis me just eelmine ring rääkisime siin, kus Andres tõmbas 5 palli tõmbas järjest. Aga nüüd võtab Oliver Lüütsev vaide. Aga huvitav... Aga mis teemal? Et kas oli võrgus või? Jah, et ilmselt üle pall, aga selle peale ju tegelikult ei saa võtta vaiet, aga võib-olla kohtunik näeb selle ära. Ja, esimese hooga vilistati ju pall punktiks Selverile. No näeme jah, mis seal siis võrgu kohal toimus siit. Platsi tagant on keeruline seda nagu niimoodi hinnata praegu. Kui peakski. No nii on ikkagi jah. Punkt Selver Taltekile ja nemad jõudnud esimese game pallini siin teises game'is. 24-23. No üks vaie on veel, nagu ma aru sain praegu kohtanikult. Ajad on kasutatud. Üks vaie ka ja üks vaie on alles Parrusel. Ja Andres Jefanov. Inimesed teevad siin saalis võrgu lärmi. Ja Andres Jefanov lõpetab teise game'i ässaga. Tundub, et mehe on ikka raudselt närvid. Ja, ega siis noor poiss ka tööl ei teagi, mis võib-olla see närviline olukord tähendab. Selles mõttes on tal lihtne ka, et... Aga igatahes jah, teine game siis kuulus Selver Tartri 25-23. Game'il seis 2-0, teeme kiire pausi, oleme tagasi, algab 3. game. Vabane kallist roamingust. Vaata super.ee/travel. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Terminal. Bigbank Tartu esindusmeeskonna suurtoetaja. Tartu toetab tippsporti. Koos loome tugevama ja tervema kogukonna, pakume elamusi ja hoiame Tartu vaimu. Terve Tartu võidab.
kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Telia turvavõrk kodu aitab sind kübermaailma ohtude eest kaitsta. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Koos oleme tugevad. Kanna sinilille. Nii toetad ja tunnustad veterane. Vaata annameau.ee. Nii, oleme tagasi Võru spordikeskuses, kus siis jätkumas Eesti meistrivõistluste pronksiseeria 4. kohtumine Parrus-Võru võrkpalliklubi ja Selver TalTechi vahel. Selver TalTech siis läinud geimidega 2-0 juhtima, esimene geim siis neile 25-22 ja teine 25-23 ja Urmas, teise geimi statistika. Ja siin kokkuvõtalt on ikkagi sama, et ega meie rünnaku resultatiivsus jättiski natuke soovida ja Renato suutis siin ainult 10-3 ära lüüa, et see on natuke ikkagi vähe võrdles sellega, mida tegi siis vastaste Andres Jefanov, et 11-6, et rünnak veel kord, et kui sellises mängus natukenegi seeri vastuvõtt on käes, muidugi nad tagusid kõva servi ka, siin on midagi öelda. 5 viga, aga 3 ässa ka selle eest, aga kui vähegi lüüa, siis tuleb ikkagi pall maha saada, et nii on, ja alustasime jälle vastase plokipunktiga. Ja, Renato siis leidis Mikkel Varblase käed ülesse. Seda Renato punkti saaki, mida me siin ootasime, Viki Signimi on praegu ainult hetkel alles 8-2 geimi peal, et seda on ikka ilmselgelt vähe. Aga no nii on. Ja Selver TalTech ei teinud mitte ühtegi rünnakul oma viga. 3, jah. 3 korda löödi küll blokki, aga outi või võrku ei löödi kordagi. Kauril Kais, Kau peale vastu teeb kaugele. Kollo. Aga kaitses tuuakse ülesse. Põldmaa ja Põldmaa lööb ära. Ja ikkagi nagu seda õiget kohta ei leia seal nüüd blokis nende lühikeste vikade tõstete virvarris, et sealt on vaja natukene täpsust leida. Renato, just Oliver Räik, et lendab eest ära sealt. Sealt on nagu raske. No nüüd peaks punkti ära võtma, muidu hakkame jälle siin 3. geimi algus kohe jälle initsiatiivi kaotame, siis oleme imestame, miks me taga oleme, nii on. 2-0 siis Selver TalTech läinud juhtima. No ikka kahur jälle, ega midagi teha ei ole. Nüüd jah, Kristo Kollo läks võrku, jah. Kristo Kollo, jah, tahtis Oliver Lüütsepp vaiet võtta. Ei, seal tundus, et pall läks sinna nagu üle, et läks äkki ploki vahele, aga Andres... Pall läkski sinna, aga Kristo ise oli võrgus, jah? Time out. Jah, ja seisul 0-3 siis võtab Parrus-Võru võrkpalliklubi. No see on see sama, jah. Nii nagu oli esimese geimi alguselt, tahtsime kohe, sealt andsime väikse punkti ära ja olimegi juba taga, et siin ei tohi enam nagu midagi maha magada, siin on õige. Vahest tuleb aeg ära võtta ja äkki see veel muudab olukorda. Jah, et Parrus on nüüd täielikult ikkagi selgvastu seina. No nüüd jah, ei ole palju jäänud, muidu on suvepuhkusel minek. Jah, just. Et kui see game kaotatakse, siis on jah, Parruse jaoks hooaeg läbi. Aga loodame, et nii ei lähe. Ja nüüd Lüütsepa mõtlemisaeg ka läbi saanud ja tulid nüüd meeskonnad tagasi platsile.
No, nagu eelmises game'is nägime, siis time-out'id ja vaided küll Jefanovit ei mõjutanud kuidagi. Vaatame, kuidas Kaisiga on. Kaismaa peaks niisuguse poolhübriidi ja Tarvo sealt nüüd leiab plokki üles, aga Pepa tõste ei olnud. Ei, seal oli lihtsalt ette ka palju, et ega sealt ei saanudki nagu sealtki niimoodi, aga no Andresel pauku seal sees käel on, et ega seal ei ole midagi tagasi hoida, kui praegu tahtmist on, et teine time-out kohe otsa ja no nii on. Jah, et 4 punkti mängitud ja 4-0. Ja Parruse poole pealt on siis mõlemad time-outid ära kasutatud. Väga raske, ei, algus on väga raske. No siin lihtsalt on praegu vaja nii nagu teise game'i algus me ise või keskel mängisime seal punkti ja olime nagu kogu aeg ise nagu vedaja rollis, et siis väikese viie vaie seal meil siukse rütmi käest ära lõi. Praegu on samamoodi, ega siin ei ole nüüd midagi, noh, kui me tahame puhata, siis jah, on mäng läbi ja kui me tahame edasi mängida, siis tuleb nagu enda seest leida seda jõudu, energiat, mis vähegi on, et siin platsi peale panna ja iga punkt ära lüüa, kes vastane ka lõpmatuseni ja ainult ei õnnestu, et ega sealt tuleb ka ju vigu sisse. Vaatame, mis järgmised. Nii, ja Kaur Erik Kais siis saab jätkata. Kollo, vastuvõtt on enam-vähem käes, Renato, aga plokk pidurdab. Põldmaa ja lööb plokist out'i. No näed, plokist saavad nemad kaitses kätte, kontrarünnak, lockout, meie näeme palju vaeva ja jälle punkti kätte ei saa. No, tuleb ka vahetus. No ja äkki see on nüüd see, kui palju ta seal nüüd päästab, võib-olla natukene nii palju, et liikumist plokis ja sõrmedega vahele saamist, aga vaatame, mis sealt edasi tuleb. Kõigepealt on vaja pall maha saada, et üldse see edasi saada, et 5-0. No nüüd jah, Kais ise eksib. See on jah, see kolmas game ikkagi väga kurri puudutavad, siin Parvus jaoks alanud. Aga silm peas ja Kristo Kollo. Ja oligi Kais raskustes. Seal pikaks lüüa jälle. Hästi Kollo mängib kaitses. Kahu, aga ei löö palju ära. Nii, Põlma, aga Matu. Nii, Parrusel võimalus lähemale tuua. Jalgoone peal, kõik oli väga õige, aga natuke läks Varvas peale. Oliver võtab vaide sinna. Ja meil jah, siit oli natukene keeruline hinnata, kas oli see, aga no, ilmselt ikkagi astus sinna joone. No ei, see selleks ta võttis seal nüüd Oliver, ma arvan, seal rünnaku vaide hoopis sellega, et kas seal et mis juhtus seal ploki võrgu kohal olevas situatsioonis, et siin nagu meie koha pealt ei ole midagi öelda. Et ju see jalg oligi joone peale, aga me vaatame seda olukorda, mis seal võrgu kohal juhtuma hakkab. Ja, et siin nüüd võib jah, natukene aega minna. No jah, kui see eelmine selline viide nagu meil nagu rütmi paigast ära lõi äkki, siis võtame siin nagu Selveril ka maha. Või natukene pidurdame seda minekut, mis neil praegu siin sees on, jah. Ja. No kõik on õige. Nüüd on jah, Oliver Lüütsepal 2 time-out'i ära kasutatigi 1 vaie, et nüüd on ainult 1 vaie järgi ja ainult 7 punkti mängitud selles kolmandas game'is. No jah, eks siin 1 vahetus on ka tehtud juba. 1 vahetus ka tehtud, just. Ja Mikkel Varblane serjumas. Seis on 6-1. Oi, no igaüks vajutab seal, ne? Ja selgelt enesekindlus on laes praegu Selver Tarteki põlved. Jefanov hanitab, aga saab Renato kaitses palli kätte. Kahu, aga plokk pidurdab hästi. Ja nüüd Joosep Põldmaa lööb hästi ära ja 7-1 on tõsiasi. No ei tea, väga hea pudru on selle Selveril igatahes kokku keedetud. Praegu jah, emotsionaalselt kindlasti Võrule väga raske.
ei oskagi öelda, mis veel aitaks. Ei, ega siin ei olegi, siin tuleb igat punkti jälle mängida, aga mis siin ikka aitab. Natuke tuleb riske võtta võib-olla, aga kõigepealt on vaja serv kätte saada. No. Ja nüüd on jälle 3 plokki ees seal. Ja... Aga nüüd Renato on ära, jah. Saime pisut õhku juurde. No ja nüüd on vaja võidelda. Seal ei ole nagu põhjust nina maha suruda või maha lüüa, et vaatame, mis siin on. Otsime võimalusi. Oleme kannatlikud, nagu Oliverile meeldib öelda. Just. Ja Mattias Rauaja. Põlmale vastuvõtt korralik. Aga nüüd kollas. Treial. Ja nüüd Treial pidurus, aga jääb pall maha ja nüüd uuesti ja Andres Jehvanov anitab plokki. Andresele jäi nüüd see pall väga madalaks sinna ja siis ta läks 2 käega sealt ploki vahel otsima midagi, aga ei õnnestunud. No jah, punkti haavas siit edasi minna. Saame veel. 3-7. Seis natuke ilusam juba Parruse poole pealt. Ja Rauaja. Oi. Läks hübriidile, jah. Mitu korda seda hoojooksul proovinud on huvitav. Võib-olla mängus 1. On siis vaja praegu seda nagu välja mõtta. Midagi peab tegema. Ei, väga õige, jaa, riski peab võstma, selle ma on nõus, aga sa oled ühe korra seda enne teinud, äkki oleks praegu õige koht seda proovima hakata. Stefanov. Lepp vastu võtab kaugele. No. Kahu. Kõrget, aga ei jää pall maha. Põldmaa. Kaitses käes jälle, jah. No nüüd oli blokk natuke parema koha peal juba, jah. Jefanov. Jefanov jääb ka ploki kinni, aga pall on mängus. Põldmaa uuesti. Jääb auti. Aga siiski blokist, jah. Ei, saime juba 2 korda siin ilusasti pidurdada, jah. Selles mõttes oli hästi. Mis ta nüüd võttis? Huvitav jah, et Oliver Lütsev võttis vaid, aga... Ei, no mis siin, jah, ega praegu on juba ilmselt nagu... mingi eelneva olukorra peale, jah. Et Renato näitas ise ka kiiresti, et tema kätest pall auti läks. Vaatame, kui nüüd Oliver Lütsev ka selle vaidi kaotab, siis on meil abimaterjalid otsas. Just, et ainult vahetused on veel jäänud. Ja nii ka läks. Nüüd on kõik. Selleks game'iks on meil nüüd õlekõrred otsas. Ja 9-3. Ja Andres Jehvanov. See nüüd pidurdas natuke Andrese servi või ei pidurda? No, eelmigi näitis, et ei pidurda. Vaatame. Lõike vahele sinna ja... Treial, aga ei jää pall mängu. Pall mängu. Kahu, aga... No, jah. Näed, sellise palliga saime nagu paremini kaitse liikuma ja tekkis seal väike ebakõla ja saime punkti kätte. Et praegu Selveri blokk on nii palju hästi ikkagi pidurdanud kõiki rünnakuid, et Maar paneb seal ühe käe taga liinis ette ja pallid tuuakse ilusasti tagasi, et seal oleme plokist mööda saamisega väljalöömise kõik raskustes. Just. Blokk kaitse väga hästi, jah. No, võtavad ikka mängu tagasi kõik, mis sealt võtta on. Nii, ja Renato. Noore võistkonna kohta ikkagi väga hea bloki kaitse mängusüsteem. No, pani ka kellegi, Fanov, aga Maar sunniti tõstma. Joosep Põldmaa. Jälle läks, jah. Läks ikkagi väga ei, seal oli nüüd Robin ei võtnud nüüd seda kõrgustki üldse, mis seal nagu tegelikult blokil võiks olla, kuigi no, tõesti jäigi lühikeseks, tuligi poole väljaku peal ära siit. Aga see niimoodi päris ei saa lasta lüüa, jah. 10-6. Joosep Põldmaa ise ka servimas. Nii Lepp. Vastut on käes. Treial! Oligi Laganits valvamas teda. Ja eks neile seal meeldib keskel ikkagi võimu näidata, et ega ma ei imestaks, kui praegu heas servi vastuvõtus tuleks sinna Laganitsale tõsta kohe tagasi jälle. Ja 50 ja Robin Kahu. Maari peale. No nüüd on raske, aga... Treial jäi selgelt hiljaks.
Ei, isegi see selgelt hiljaks jäämine, aga meie see kvaliteedimoment on nüüd seal võrgu kohal see, mis nagu jälle oli, kuidas me käest ära lasime lüüa, plokist välja lasime lüüa, et nagu ei uskunud, et sealt midagi tuleb, aga seda kindlam pead sa seal plokis olema, et situatsiooni tuleb lõpuni mängida. Ja Andri Aganits. No. Kahu, vastut on korralik. Renato ühese ploki vastu ja lööbki sinna sisse. Nii on jah. Kais võttis sealt praegu ilusasti selle 1-1 olukorra ära. No nii on jah, ega... Tänan ikkagi jah, Renato ikkagi jah, selgelt ei ole see mees. No eks ta on siin selle seeria sisse juba üle 100 punkti jätnud, eks seal on nagu selge, aga Selver on ka samamoodi mänginud. No lihtsalt on seal see sama, et nende rünnaku, kui me võtame jälle selle statistika lahti, siis sealt igalt poolt tuleb abi, meil on nagu raske saada, jah. Et nii on. Ja tuli Karl Jakobson siis Renato asemel platsi peale. No väike muudat. Treial. Viimased 2 rünnakut ära lahendab. No jah, nüüd Varblase vastu, aga ikkagi kindlalt punktiks, jah. Ja Treial ise ka nüüd serima. Pooliku näpuga, aga näed ära lööb. Just. Ja 6-12, vahe -6. Kais vastus korralik, Varblane ja... Nad ei liigu keegi sealt tempodest, et jah, Tarvo ei saanud ennast seda Varblasest jagu ja nüüd Mattias jääb samamoodi keskele sinna ootama seda tõstet, mida ei ole. Ja väga keeruline on ikkagi praegu siin Võru seis. Praegu ei ole saanud jah sellist momenti, et me saaksime jälle ühe kontrapalli endale sealt. Isegi said Audiga oleme natuke raskustes. No, näed. Nüüd Kollo. Ajas ilusti bloki vahele sinna natuke kaugel ja Renato tagasi. Ja Renato tagasi, jah. No, väike puhkus ja. Ja tuleb Renato ja nüüd ette liini. Karl täitis oma rolli väga hästi, ilma vigadeta. Just. Anton Venimaa. Põlma raskustes. Kais. Lööb rahuja plokki, aga palju mängus. Hoiame. Nii, Jefanov. No, sealt enam teist korda, jah. Kollo. Rahu. Sealt jah, läks sellise lühikese push-palliga seda palli sinna ära panema ja kätte vahelt sai selle palli maha, jah. Pole midagi öelda. Võib-olla jah, isegi oleks olnud Kollo ei, see võib-olla Rahujale sinna temposse läks kontrapall natuke liiga äkki, nii et ta polnud ise ka valmis, selleks oleks seal saanud praegu Renatot selja taga rohkem hoida, kui oleks tahtnud, aga... Kais, aga eksid. No see veel puudus, et selline pall sisse lugu see oleks võib-olla viimase naela teinud. No siis meil on ikka täitsa selja pööranud see igasugune õmmefaktor. No, saame uuesti kohe. Ja Kristo Kollo. No ilmselt serviga riskima läheb. Aga siin ei ole midagi tagasi hoida. No pikaks jää on vaja saada. Võrk on siin meile nagu suuremaks probleemiks olnud, kui see tagajoon sealt. Ja, kes? Kollo, väga õige. Kollo toob punkti. Väga õige. Seal oli kolm blokki oli küll ees seal võredalt, et selles mõttes oli kõik hästi. Ja vahe saanud 5 peale, 9-14. Et elame veel. Ja Kollo saab jätkata. Eelmis servi siis jah, Võrk natuke pidurdas. Aga nüüd lõpp väga hea servi ja ongi pall Võru poole peal. Nii, Kahu. Aga ei jää ka see pall maha. Jefanov. Näitab. Oli Välimaa kaitses, aga nüüd Kahu kas... Ei saanud vist käsi kätte. Ei, õige oli, läks sinna ju neid kõrgeid käsi otsima, aga nagu kõrgust oli nii palju, et ei tuntud sinna vastu midagi. Lõi palli otsa auti, jah. Äkki saab Oliver Lüütseb ka vaiet kasutada, sest kõik on ära kasutatud. Pole siin midagi vaielda ka selles mõttes, praegu on nagu tundus, et peakohtunik oli endas väga kindel, et ega siin Mihkel Varblane. Kahu, aga ei on
kehva see vastuvõtt, saab ise rünnata, aga pidurdab väga taas. üles jälle, jah. Põldmaa, aga jääb Renato ploki kinni. No näed, jah. Üle pika aja nüüd. Õnnestumise meie poole pealt ka. Just. Ta on siin Joosep Põldmaa, jah. Vaatan kohe statistikast üles. Eelmine game oli 7-2. 7-2, 0 viga. Ja esimeses game'is 4-2-0 viga, et esimene rünnaku viga nii-öelda. No jah, blokipunkt. Blokipunkt. Ja Mattias Rahuoja. Maari peale, aga vastuvõtt on käes. Ai, oli küll olemas. No siin oli lähedal ja selline hea korradi kaitsemängu moment Mattiasel tekkimas, aga isegi ei uskunud, et see palli. Ja vist mitte. Ja Renato ei suutnud enam seda edasi mängida. No Andres Jefanov. 16-10. Mäletan, esimeses game'is oli see seis ja Võru jõudis päris lähedale veel. Aga nüüd näed, lõppeski esimese serviga. No, kas see on nüüd midagi väsimusest kõneleb moment või fakt? Saame näha. Meil on vaja vastata. Jefanov on päris palju tööd ka täna saanud. No ikka jah, ega peabki olema, et ega nurgad löövad siin väga palju, nüüd on tempomehed ka natuke mängu saanud, aga esimesed 2 game ikkagi selgelt domineerisid nurgaründajad ja Andres Jefanov. Nüüd Renato lööb ka servi pikaks. No, oli õige mõte jah seal, aga natuke täpsust juurde, et sinna platsi peal ikkagi jääks. Las vastuvõtjad ise otsustavad võtta või mitte. Pigem jah, serv pikaks kui võrku. Põldmaa serv on Lepal hästi käes. Renato ühese bloki vastu. No jah, aga nüüd kinni nüüd saab keskelt Reiali vastu. Need on need olukorrad, kus on juba mitu korda tempot mängitud, siis on ega põhjust rohkem vaadata taga sealt, aga ega tempomängijate rünnakuga siis mängu jõuda. Vanadada juba. Robin Kau. 12-17. Oi. Ei saanud nüüd ja üldse rannet peale. Ei, läks väga kõvasti lööma, lihtsalt seal täpsus ei natuke puudu. Pall läks oma teed. Hendrik Luuken tuleb Andri Aganitsa aseme servima. Planeeri oska. Igas game'is seda vahetus tehtud on. No natuke teravust ennast seal juures Aganitsal on ta lihtsalt väga hea pikk süükene ebameeldiv vastuvõtjatel. Luukenil on selgelt lihtsalt terav serv. Peale, Kollo vastuvõtt on korralik. Välimaa lükkab ise teise üle. No jah, seal ei ole haaval põhjust nagu pahandada, see oli väga hästi tehtud. Isegi tema ei oleks seda omal ajal üles toonud. Harva, kui Anton neid teeb, aga siis on punkt, jah. Jah, täna esimene. No nii, Hendrik Reial. 13-18. Naisi peale vastuvõtteid on võrgust eemale. Jälle. Ei. No Kahu peab minema lõpuni, aga kui liberat väljaku peal pole, siis ei ole seal midagi mõelda. Kollo oli rohkem seal nagu kaitsepositsioonis ja tõmbas nagu tüki sisse, nagu öeldakse, et ei saanud nagu koha pealt minema. Ja 6 punkti siis lahutab Selver Talteki pronksmedalitest. Kollo vastuvõtt hakkas üle minema ka Anton Välimaa. Sa näed, jah. Tegija. Ei ole Anton Välimaa ka oma viimast sõna peale öelnud. Jaa, absoluutselt mitte. Mihkel Varblane niimoodi ära suruda võrgu kohal on, jah. Ja, et surumistes 2-0, siis Anton Välimaa. Ilmselgelt. Nii, Kais, ühese bloki vastu. No näpud läksid nüüd kollale. Võrguvad natuke läbi põlvega, jah. Jaa, sai vastu. Meil siin Puuka vastu põlve. Kahu oli natuke kaugel ja selle löögi suhtes. 20-14. Siin on jah väga keeruline veel Karrusel tagasi mängu tulla, aga miski pole võimatu. Lauri-Erik Kais. No natuke kergem serv ja natuke... Kollo jah, rünnake maha. Ja nüüd... Aganits läks jälle Kollot sinna kõredi.
jah, näitasid ei, ta näitasid tagaliin. Jah, aga tegelikult on kolla eesliinis. Nii mängust sees seal omadega, et see ei üldse enam aru. Aga nüüd see päris kiiresti ise ka aru. Eks tal on piinlik ka seal pingiga. Korraks pani jah näo kätereti sisse. Kolla. Pole ka paha serv. Ja, natuke palju on seda piiri seal niimoodi üksi kaitses mängida, et ega... See jah, Anton Välimaa vastu rindaga. Ja sealt jätku enam ei tulnud. 21-15. Vägisi kipub ikka minema see mänguvõit Selver TalTechile. No jah, tundub, et siin nagu jõuvahekorrad on nagu mängu algusest saadik paigas, et kui siin nagu... Noh, küll. Vaatame 16-21, aga kui siin seeriast rääkida, siis ikka sellest teisest kodumängust on ikka kõige rohkem kahju, mis meil siin see... Võib-olla see oli see murdepunkt. Tõenäoliselt küll, jah. Et see oli siuke esimesed 2 mängu, jah, oli võib-olla need seeria sellised mängud, mis jätsid lõpuks oma siukse pitseri kogu seeriale sinna, et ega... Praegu tundub, et noortel on nagu jõudu lihtsalt rohkem kui siin. Kui meil seda vastu panna on. Põldma jäi Renato plokki kinni ja punkt lähemal. 17-21. Siin ei jää ka palju ootama, et siin midagi ohtlikuks muutub, võtab vaikse taimoodi. Ja, 2-4. No, ei jäta meie fännid ka veel õnneks lippu sinna poole vastu, et tõmbame nii kaua, kuni mäng käib. Need just on kõigid fännid, kes lõpuni meeskonna nii head kui halvas, et see käib ka asja juurde, et ei ole põhjust siin kellegi mütsi maha lüüa. Ja, päris vaatasin, kas üldse ava läkski üldse meestega, pigem jalutas lihtsalt seal ringi, et võib-olla... No, see jah, eks seal poisid teavad, mis sealt silmadest välja lugeda on. Käekiri pole ju muutunud. Aga on nüüd mõtlemisaeg läbi saanud ja Mattias Rahuaja. 17-21. Kaisi peale Kaisa raskustes. Jah, selles mõttes ebamugav servi vastuvõtt ja Andres surus selle Henrile sinna lihtsalt 2 vahele plokki sisse. No ja ega seal midagi teha ei ole. Muidugi, kõik saavad aru. Et olukord on selline, Oliver on ka ilmselgelt endast väljas, aga mis teha? Jah, punkt läinud ja 22-17. 22-17. Ja Selver TalTechi kõige ohtlikum servija, Andres Ofanov paneb palli mängu. Aga eksib. No seal oli jah, Keimi nad alustasid küll bravuurikalt, nüüd oli Kais võttis siin natuke serviga järgi ja Põldmaa ei ole ka sellist pauku pannud, nagu nad siin esimest 2 Keimi on teinud, Andres eksid teist korda järjest. Just. Et vaatame. Millest sa räägid? 18-22. Meie poole pealt siis Renato. Maari peale häss. Maar oli siin vist Põldmaa peale päris vihane. Silver Maari pealt häss saada on ikka väga kõva sõna, aga seal oli nüüd see hetk, kus kohas seal nagu nurgad jätsid natuke palju liberole seda ruumi ka, et Põldmaa läks täitsa piiri peale ära juba, et jah, et kui muidu Silvermaa on täitsa rahulik poiss, siis näitas küll päris palju emotsioone. Viljandi poisid seal kunast, Kauhu ei ütle ka kunagi midagi, ka Viljandi poisid, et ega... Kauhu on ikkagi palju emotsionaalne. No jah. Võib-olla tõesti ei ütle. Võib-olla jah. Teevad lihtsalt kurja nägu ja ei ütle midagi. Ka sellest teine kord aitab. Just. No nii, 19-22. Mida meile siis täna veel pakutakse siin huvitav? Võib-olla jah, Võru ärkas, aga võib-olla liiga hilja. No jah, vastaks ärgata ka, ütleme niimoodi, et TalTechil on nüüd 2 aega võetud, vaided on veel jäänud. Vaided on alles, jah. Vaatame, mis siin järgmiseks. Nii, aga Renato. Ja Maari peale taas on vastuvõtt kaugel. Põldmaa, kaitses. Välimaa. Kauhu 2 käega liitne pall. Põldmaa ja oli seal selge vahe ikkagi. Ei, seal oli nagu nüüd Välimaa lõpuks läks joont võtma ja Põldmaa tõmbas 6 peale täpselt sinna, kus auk sees oli,
Ei, selles ei olnud paha plaan, jah. 2 korda on ta sealt ju piiri pealt mööda plokki välja tagunud, et ega ei olnud vale otsus, aga lihtsalt keskil ei olnud 6 peal keegi valmis, et see võib nii juhtuda. Põlma isegi servimas. Kahu. Jälle siuke natuke kergem, aga Kahu. plokk kaitse jälle sealt. Nii Jefanov. Selgelt kauti. No, see läks naela sinna sisse taguma laudadesse, aga õnneks blokipuudet ei olnud, jah. Ja Võruga... Aavo pahandab millegi pärast. Ja Võruga nüüd 20 punkti koos. 20-23. Et alla 20 pole veel saanud ja 22 ja 23 on siis, et esimene ja teine game lõppenud. Ja see Robinil sinna nurka. Kais väga teravat diagonaali. Seal oli väga terav nurk, jah. Sealt oli kõrgust nii palju, et seda oli raske isegi Kristol sealt kaitsepositsioonist ära mängida. Ja ongi esimene matšpall. Võib nii öelda. Selver Taltekil kasutada. Võib nii öelda, et kapten läheb mängu panema esimest matšpalli. Jah, 1 punkt siis lahutab Selver Talteki pronksmedalitest. Nii Kahu, vastuvõtt on hästi käes. Renato lööb Kaisi kätest palli auti. Ja natukene sai Parru Sapniku juurde. No, aga seda hästi see kraan on ikka väga kinni seal. Seda annab praegu meil siin nüüd küll 3 punkti on vahet, aga no vaatame, kelle peale siin see mäng läheb lõpuks Andrese peale, ma arvan. Ilmselt jah, Jefanovile tõste tuleb. Aga ei, Kais. Aga Kais, jah, Kaur-Erik Kais lööb palli blokist auti ja 3-0 siis võidab Selver Taltek 3. game'i 25-21 ja esimest korda siis Parrus Võru võrkpalliklubi ajaloos jäävad nad Eesti meistrivõistlustel ilma medalita. Esimene hooaeg siis lõpetati pronksil, järgmised 2 hõbedal. Ja nüüd 4. hooaeg tuleb leppida 4. kohaga, aga õnneks siiski päris tühjade pihkudega see hooaeg Parrus Võru võrkpalliklubi jäänud, kui Balti liigas saadi kaela pronksmedalid. Näha on, et ilmselgelt mehed on väga pettunud, aga kahjuks õnneks sport on selline ja Andres Jefanov siis Selver Talteki poolt parim mängija ja Parrus Võru poole pealt siis Anton Välimaa. Ja ma ei oska nüüd öelda, kas autasustamist ka üle kantakse, aga ilmselt kantakse, aga kes soovib, siis võib jääda ka autasustamist vaatama. Mina kahjuks pean Tartu poole tagasi sõitma ja siinkohal lõpetama, aga mina tänan kõiki võrkpallisõpru ja Võru poole hoidjad Parrus Võru võrkpalliklubi ja ka Selver Talteki õnnitlen pronksmedalite puhul. Igati ära teeninud nad selle olid ja aga ega midagi, tõmbame otsad kokku ja täname, et kuulasite ja vaatasite ja siis minuga kohtume uuel võrkpallihooajal.
palume autasustamiseks ennast valmis seada ka Parruse juhatuse liige Andres Linnasaar ning Eesti Võrkpalliliidu juhatuse liige Urmas Tali. Palume võistkondadel joonduda otsajoone taha. Head võistkonnad, alustame Eesti meistrivõistluste autasustamistseremooniaga. Auhinnad annavad täna üle Parruse juhatuse liige Andres Linnasaar ja Eesti Võrkpalliliidu juhatuse liige Urmas Tali. 2026. aasta Eesti meistrivõistluste 4. koht Parrus Võru võrkpalliklubi. Palume siia võistkonna kapten Kristo Vollo. Ja nüüd 2026. aasta Eesti meistrivõistluste 3. koht Selver Taltek võrkpalliklubi. Palun võistkonna kapten. Võistkond mängis koosseisus Sten Markus Taasväli, Silver Maar, Kauri Kois, Kusti Nõlvak, Hendrik Luken, Mihkel Varblane, Oravamees Andre Aganits, Georgi Sitnikov, ja teine Võrumaa mees Helger Hääl. Tristan Urr, Mats Rones, Joosep Põldmaa, Jan Skov, Markus Keel,
Mihhail Kalin. Andres Jefanov. Võistkonna abitreener Valdis Radjanenko. Füsioterapeut Viktoria Kiseljova. Ja teine füsio Risto Jannes. Manager Risto tuleb. Ei tule. Manager Deniss Losnikov. Klubi president Rait Käbi. Statistik Mihkel Sagar. Turundusjuht Anitra Lukjanov. Ja loomulikult Võrust sirunud võrkpallitreener Avo Keel. Kutsume karikale järgi loomulikult kapteni Andre Aranits. Selvertoote Eesti meistrivõistluste pronksmedalistid. Palju õnne medalistidele. Vahvat volle kevadet, vahvat volle suve. Hoidke ikka uudiste silma peal. Toimub põnevat võrkpalli. Tuleb võrkpallivaldkonnas ka väljaspool. Kui liiga hooaega, jälgige meid ikka sotsiaalmeedias. Ning juba kohtume tulevastel seiklustel.